Nii, ma räägin ühe loo ja osad teavad seda lugu peast. Aga kuna see tuletati meelde, siis ma ikkagi mõtlesin, et võib-olla Jumal tahab, et ma seda praegu räägin. See oli üks prohvetlik unenägu, mida ma nägin umbes 20 aastat tagasi, võib-olla veel rohkem. Ja täna ma küsisin ülistuse aeg, et kui kaugel me omadega oleme ja ta näitas mulle. Ja see oli julgustav ja sellepärast ma mõtlesin, et ma räägin seda. See oli isegi rohkem kui 20 aastat tagasi ja alati, kui me näeme mõnda nägemust või saame esindada tõsise sõna või näeme unenägu, siis see kontekst, mis ajas me sel hetkel elame, on ka tegelikult sageli väga tähtis ja väga määrav. Ja mina olin selles ajas, kui ma nägin seda unenägu, olin tegelikult oma arust jõudnud juba vaimuliku eluga sellisesse paika, et enam kaugemale kuskile minna ei ole, ehk siis enam paremaks minna ei saa. Ma töötasin kirikus, ma sain koguduses palka, mind oli seal ordineeritud, ma teenisin Kristust täiskohaga ja kõik tundus väga tore olevat. Ja siis ma äkki näen selle unenäo. Ja unes Jumal näitab, et tegelikult on asjad tema silmadele või natuke teistmoodi, kui mina nagu ennast ja oma Kristuse teenimist olin hinnanud. Ja see on unenägu puurist. Ma tean, et osad on see peas, palun ärge solvuge, pärast võime omavahel rahulikult morssi juua ja rääkida asjad selgeks, aga kes ei ole seda kuulnud, ma usun, et see on tähtis. Unenägu puurist. See unenägu algas sellega, et ma olin vaba ja jalutasin imeilusas aias, rohuaias. Tundsin tohutult hästi ennast ja nautisin päikesepaistet. Ja mu juurde tuli äkki üks kuningas, nii nagu me näeme vanaaegsetes võib-olla muinasjutupiltide peal, sellised hästi kulda ja karda täis, pikas rüüs ja kroon peas ja kalliskivid ja kõik niimoodi selline. Ja ta tuli mu juurde, et ta esitles selle aia omanikul ennast. Ütles, et mina olen see, et tule ja ma näitan sulle, mis siin kõik on ja see on väga huvitav. Ja mulle algusest peale kuidagi see kuningas ei meeldinud. Ta tundus mulle kuidagi nagu võlts ja liiga võib-olla selline kulinaid täis või liiga üle pakutud, et see nagu ei sobinud mulle. Aga ma mõtlesin, et kes mina olen, et ma kuningat arvustan. Ja läksin siis talle järgi natukene maad. Ja ühel hetkel ma nägin, et on üks puur. Nii nagu on linnupuur maa peal. Nii et rohi on nagu selleks nii-öelda põrandaks. Kõik on näha, kuulda, tunda, aga ta on selline suur nagu linnupuur maa peal ja sealt sees on mingid inimesed. Mitte palju, mingisugune selline inimeste hulk oli seal. Ja kui ma jõudsin selle puuri juurde, tahtsin just küsida, et kes need inimesed siin on, miks nad puuris on, siis ta tegi ukse lahti ja lükkas mind ka sinna puuri. Ja ta nägu moondus täiesti saatanlikuks ja ma sain aru, et see ei olnud õige kuningas, vaid see oli nagu, mina olen nimetanud teda religiooni vaimuks, igaüks võib nimetada, kuidas tahab, aga põhimõtteliselt see tõlgendus sellele unenäole anti mulle alles 7 aastat hiljem. Ja ta lükkas mind sinna puuri, pani luku taha ja ma ei saanud välja ja ma olin koos teistega seal puuris. Ja siis ma küsisin, et kaua teie siin olete olnud ja kas siin välja ei saa siis minna kuidagi või et miks me üldse oleme siin, et kas ei ole siis mingit võimalust siit läbi murda või nii. Ja siis keegi ütles, et tead, me oleme päris kaua siin olnud juba. Et me oleme nagu väsinud sellest, et läbimurret nagu nii ei tule. Et me oleme rahul sellega, mis meil praegu on, sellepärast, et me tunneme värsket õhku, me kuuleme linnulaulu, tunneme päikesepaistet, lillelõhna, tuulekohinat, et kõik see on ikkagi piisav sellega võrreldes, mis on see maa-alune kamber. Ma ütlesin, ohoo, et on veel üks kamber või? Ja siis mulle näidati, et maa all oli üks väga suur kamber, mis oli kõik täis kristlasi. Ja nemad olid juba kottpimeduses täiesti ja nende jaoks tuli nagu sellest ülemisest osast siis selline väike nagu maa-allune uks oli, väike valgus tuli, mis neid natuke nagu valgustas, aga nemad olid nagu täiesti sellises, nemad enam ei näinud päikest, nad ei kuulnud linnulaulu ja nii edasi, nad olid ainult sellest pimedusest, kus väike selline valguskuma neid nii-öelda siis valgustas. Ja siis sellega võrreldes ma mõtlesin tõesti, et see on hea koht, kus mina olen, et mina ikkagi saan liikuda ja väikest võtta kui vaja ja päris nagu tore on olla siin. Ja siis ma istusin seal natukene aega ja mõtlesin, ei, mulle ei meeldi olla puuris. Ma olin vaba enne, ma tahan uuesti vabaks saada. Ma mäletasin veel väga hästi, mis oli see vabadus.
Ja siis ma ütlesin, hakkame kaevama. Siit peab olema väljapääs. Kaevame siit puuri alt läbi, nagu koerad teevad tunneli kas või. Ja võtame ette midagi. Miks me peame istuma siin puuris? Ma ei taha olla puuris. Ja läksin ja alustasin sellega. Hakkasin kaevama, palja käsi. See oli raske, see oli valus, küüned murdusid ja kivid krimustasid mind. Ja teised istusid kõik niimoodi, et okei, kaeva. Me oleme ka siin üritanud, et nagunii sa kuskile nagu oma kaevamisega siin jõua. Ja ma ütlesin, palun tulge mulle appi. Keegi eriti viitsinud ja järsku ma sain natuke nagu käe läbi kergelt teisele poole, ühe sõrmekese. Ja nii, kui nad seda nägid, nad tormasid kõik mulle appi ja ütlesid, nii, kuule, siit võib asja saada. Hakkame peale, läheme edasi. Ja hakkasid ka kaevama koos minuga. Me ei olnud veel keegi, see ei olnud maha langenud see võre seal. Ja siis, kui me niimoodi koos kaevasime seal mingi aeg, kõik koos, siis järsku tuli läbimurre ühe hetkega niimoodi, kõigile korraga. Mitte minule, mitte sinule, vaid kõigile korraga. Kõik see sein, mis oli siis nii-öelda ees olnud meil see puur nii-öelda, puuri üks seintest tähendab, see langes järsku korraga maha ja me kõik saime vabadusse. Me jooksime täiel rinnal ja olime väga õnnelikud selles vabaduses ja mina siis pöördusin nagu Loti naine ümber ja küsisin, et Jumala käest, aga mis siis nendest saab, kes seal maa all on? Et kas me ei peaks minema neid pääsma nüüd? Ja Jumal ütles, et sina jookse oma jooksu. See ei ole sinu töö. Ta ei öelnud, et nad ei saa vabaks, aga ta ütles, see ei ole sinu töö. Et see ei ole see, mida sina pead tegema. Nii, ja siis ärkasin järgmine hommik üles ja mõtlesin, et minu elus on ju kõik nii hästi, et kuidas ma puuris siis olen või mis mõttes puuris. Ma ei saanud aru, mis see tähendab üldse. Ja läks see mööda mitmeid aastaid, ma arvan, et 7 aastat kuskil, kui ma sain äkki selle tõlgenduse Jumala käest. Mis see unenägu tegelikult tähendas. Ja ta tõlgitses seda siis niimoodi mulle, et see ülemise kambri rahvas on täisevangeeliumi kristlased, kes on ühte või teist või kolmandat oma elus kogenud. Nad on näinud mingeid tervenemisi, nad on kogenud pühavaimu puudutust, nad on saanud täis rõõmu, nad on täis saanud ülistust, neil on võib-olla tervenemised olnud, aga seda on olnud nagu natukene, igat asja natukene. Ja seda sümboliseerisidki nii-öelda siis need vabaduse hääled seal, ehk siis päike vahepeal ja linnud siristavad ja imeilus nagu lillelõhn tuleb kuskilt ja see nagu sümboliseeris, et sa tundsid seda hõngu, seda, mis on väljaspool puuri, aga sa ei saanud minna, et need lilli päriselt noppima hakata. Sa ei saanud minna sellesse vabadusse, aga sa tundsid, mis seal on, sa teadsid, mis seal on. Ja Jumal seletas mulle, et need inimesed, kes on ülemises puuris, teavad seda, et neile kuulub tervenemine, neile kuulub vabanemine, neile kuulub varustatus, neile on kõik need asjad tegelikult valmis pandud Jumala poolt. Nad teavad, mis neile kuulub, aga nad ei jookse selles. Saate aru? Sa võid teada, mis sulle kuulub ja sa oled kogenud siit ja sealt piisakesi, mõnikord rohkem, mõnikord vähem. Aga sa ei jookse sellest täie rinnaga, nii nagu peaks jooksma. Alumise kambri rahvas ei ole täisevangeeliumi kristlased. Need on need inimesed, kellel on ainult pääste lootus. Äkki üks päev saan ma taevasse. Sellise valguse kuma, mis tuli ülemisest kambrist. Äkki ma üks päev saan taevasse. Äkki läheb hästi. Äkki ma ei lähe põrgusse. Nad ei usu enam sellesse, et Jumal on nimede Jumal. Et me võime äratada surnud ülesse. Teha kõiki neid asju, mida Jeesus tegi. Nad ei usu sellesse enam. Neil on see, et kui kuidagi pääseks, saaks kuidagi sinna. Nad on nagu nii juba sellises nagu hämaruses või kuidas nagu öelda. Ja ma ei hakka praegu ütlema, mida ta ütles selle kuninga kohta. Aga see kuningas otsib kogu aeg inimesi, keda puuri panna. Kui ta ei saa meil täielikult ära võtta usku, siis ta saab seda pärssida, siis ta saab seda piirata ja sellest on välja pääsa. Ja sellepärast mul tuligi, ma arvan, see südamesse, et Marek ütles, kui Marek peaks öelnud, siis mul peaks tuld. Aga ma küsisin Jumala käest, et mida ma peaks siis rääkima ja järsku tuli mul see, et kuigi sa oled seda juba rääkinud, räägi seda uuesti ja ütle inimestele, et aeg on puurist välja tulla. Ja see ei olnud lihtne.
aga ma küsisin ka täna, et kui kaugel me oleme siis selle kaevamisega. Ma ei räägi meist, aga ma küsisin nagu selle suunas, et mis ajajärk see on praegu. Ja siis ma nägin neid mullahunnikuid, mis on juba ära kraabitud sealt alt, et ta ei olnud veel eest ära tulnud, see läbimurre ei olnud veel tulnud, aga ta oli üsna lähedal. Mina ei tea, kuidas on Jumala ajaarvamusega, tundub mõnikord, et tal on aega küll võrreldes meiega, aga igal juhul ma nägin neid mullahunnikuid oli juba rohkem tekkinud, et olid teised ka kaevama hakanud ja seda ma tahangi öelda, et Jumalal on meie jaoks hoopis teistsugune elu, et ärgem olgem siis rahul sellega, mis on ja teiseks siis me peame aru saama, et me enne seda sellist koitu on kõige pimedam öö tihtipeale, on kõige suuremad pressid, kõige suuremad raskused, kõige suuremad sellised nagu rünnakud võib-olla või ka väsimus või selline, mis nagu tegelikult üldse nagu tahaks meid pidurdada.